Kuningliku postilaeva Picardi meeskond läheb pardale Trimoranile, mis triivib sihitult Atlandi ookeani keskel. Kõik, mida nad pardalt leiavad, on paar logi raamatut salapäraste päevikukannetega, mis purustavad Donald Crowhursti illusiooni. Märtsis 1968 näeb Donald Crowhurst ajalehes Sunday Times artiklit, mis kuulutab välja väljakutse purjetada üksinda ja peatusteta ümber maailma. Võistlus on inspireeritud Sir Francis Chitzeri 1967 aasta üksikpurjetamise seiklustest, kus ta purjetas üksi ümber maailma, tehes vaid ühe peatuse 826 päeva jooksul. Sunday Times palub Chitzeril olla nende sponsoreerituma võistluse žüriiliige. Golden Globe'i võistlusest saab maailma esimene üksikpurjetajate ümbermaailmareis ilma peatusteta, kus kiireima ringi eest on auhinnaks 5000 naela ning au olla esimene, kes selle teekonna katkestusteta läbib. Purjetajad peavad läbima täieliku ringi ümber maailma, alustades Briti saartelt ja naastes samasse kohta ilma üheski sadamas peatamata või abi saamata. Nad peavad lootma ainult oma oskustele, paadil olevale varustusele, suutlikkusele ise kõike parandada, mis katki läheb, ning toidu ja veevarusid täiendama teel olles, püüdes või valmistades seda, mida suudavad. Purjetajad läbivad laiuskraade ja ookeane, mis on tuntud oma keeruliste tingimuste ja pikkade üksindusperioodide poolest. Võistlusel on mõned reeglid. Purjetajad peavad startima ajavahemikus 1. juunist kuni 31. oktoobrini 1968, mis annab neile ettevalmistuseks maksimaalselt 7 kuud. Kuid nad võivad oma lahkumise ajastada selle perioodi jooksul vastavalt oma plaanidele ja soodsatele ilmastikutingimustele. Kõige kiirema ajaga, ilma peatuste ja välise abita, võidab auhinnaraha ning esimene finišeerija saab endale kuldse gloobuse karika. Igaüks võib osaleda ilma konkreetsete kvalifikatsioonide või kogemusteta. Donald Crowhurst sündis 1932 aastal Briti vanemate Charlesi ja Evelini Crowhursti peres, kui nad elasid Indias. Tema ema igatses tütart ning riietas teda tüdrukuks kuni 7. eluaastani. Teismelisena kolis tema pere tagasi Inglismaale, jättes vanemate pensionisäästud Indiasse sporditarvete tehasesse investeerituks, mis seejärel rahutuste käigus maha põles. Donaldi kujunemise aastad olid täis piinlikkust ja rahalisi raskusi nii talle endale kui ka tema vanematele. Tema ema Evelyn võitles oma sisemiste teemonitega ja tegi isegi enesetapukatse. Aastal 1948, 16-aastaselt, suri Donaldi isa Karl ja kuna neil polnud raha, oli ta sunnitud koolist lahkuma. Ta alustas õpipoisi õpet Briti uurimis- ja arendusorganisatsioonis Royal Aircraft Establishment, kus tal tekkis huvi leiutamise vastu. 1950ndate keskpaigas liitus ta Briti armee kuninglike elektri- ja mehaanikainseneridega, kus ta hooldas ja parandas nende varustust ja masinaid. Aga ta sattus ka pahandustesse ja pidi lõpuks armeest lahkuma. 1957 aastal abiellus ta oma kauaaegse tüdruksõbra Claire O'Leary'ga. 1962 aastal asutas ta ettevõtte nimega Elektrooni kasutamine, kus ta ühendas oma huvid ja oskused elektroonika ning meresõidu navigatsiooni vallas. Ettevõte spetsialiseerus mereelektroonikale ning Crowhursti enda leiutis Navigator oli selle lipulaevaks tooteks. Navigator oli käeshoitav raadiosuunamääraja, mis oli loodud selleks, et aidata meremeestel navigeerida, võttes suundi mere- ja lennunduse raadiomajakate järgi. Navigatorid suunatakse raadiomajaka poole ja kompassi suund võetakse siis, kui signaali tugevus on maksimaalne. Seejärel tõmbad kaardile joone selle kompassi suuna järgi, alustades raadiomajakast, mille asukoht on kaardil fikseeritud. Kui võtad 2 või enam suunda erinevatelt püsivatelt objektidelt, saad määrata oma asukoha. Üsna kasulik varustus enne GPS-i aega. Jude näitas potentsiaali, mis tõi kaasa investeerimispakkumise 8500 naela ulatuses P-raadiolt, Briti elektroonikafirmalt ja juhtivalt tarbijaraadiote ning telerite tootjalt. Kuid P-radio loobus investeeringust, mis viis Electron Utilizationi rahalistesse raskustesse. Navigator ei saavutanud edu ning Crowhurst pidi seda reklaamima kohalikel paadimessidel. Kui Crowhurst loeb võistlusest ajalehes Sunday Times, näed ta selles kuldset võimalust. Tema äri on kõikumas ning 5000 naela suurune auhinnaraha on ahvatlev väljavaade.
Aga see pole ainult rahaline tugi, vaid ka tee kuulsuseni ja tähelepanuni, mis võiks tema raskustes äri päästa. Crowhurst on algaja purjetaja, kuid ta usub, et tema inseneerioskused ja navigator annavad talle tehnilise eelise võistlusel. Ta hakkab strateegiat planeerima ja outsiderina peab ta kogenumatest purjetajatest üle kavaldama. Võib-olla tunneb Donald Crowhurst, et tal on midagi tõestada, kuid selle võistluse võitmiseks on vaja enamat kui lihtsalt võidustrateegiat. Tal on vaja paati, mis oleks konkurentidest kiirem. Kui ta purjetab möirgavate 40-ndate ja raevukate 50-ndate madalatele laiuskraadidele, ei ole seal maismaad, mis tuult ja laineid taltsutaks. Tema ja paat peavad vastu pidama rängale ilmale. Üle ookeanide peab ta võitlema omaenda deemonitega, et jääda rahulikuks ja keskendunuks üksinduse ja füüsiliselt kurnavate merel veedetud kuude jooksun. 1968 aasta aprillis pöördub Crowhurst kohaliku ärimehe Stanley Besti poole, et saada rahastust paadi ja varustuse jaoks. Best nõustub Crowhursti võistluseks sponsoreerima teatud tingimustel. Kui Crowhurst ei stardi või katkestab võistluse varakult, peab ta raha tagasi maksma. Raha, mida Crowhurstil ei ole. Et oma investeeringut kindlustada, võtab Best Crowhursti äri ja maja peale hüpoteegi, mis tähendab sisuliselt seda, et kui Crowhurst katkestab, saab Best tema äri ja maja omanikuks. Rahastuse kindlustamisega registreerib ta enda ametlikult võistlusele ja nüüd on tal vaja paati. Mais, kui ettevalmistuseks on jäänud 6 kuud, alustab Crowhurst sobiva paadi otsinguid. Alguses proovib ta osta Gypsy Moth Fury, laeva, mida Sir Francis Chitser kasutas oma üksikpurjetamisel ümber maailma. Gypsy Moth 4 on 16 meetri pikkune kahveljaht, mis on valmistatud merealumiiniumi sulamist, olles vastupidav ja soolase vee söövitava toime suhtes vastupidav. Mõte kasutada Chitseri paati tundub poeetiline, kuid see idee ei teostu. 1. juunil avatakse võistlusaken ametlikult. Esimesena asub teele John Ridgway, Briti meremees, kes lahkub Inishmore'i saarelt paadiga English Rose 4, 9-meetrise lupiga. Pärast ebaõnnestunud katseid osta kiiret ja usaldusväärset paati, telli Crowhurst Ida-Sussexis asuvalt Briti paaditöökojalt Cox Marine võistluseks trimaraani ehitamise. Trimaranil on keskne kere, mis annab suurema osa paadi ujuvusest ja kus asuvad eluruumid. 2 väiksemat kere kinnitatakse mõlemale poole põhikere külge risttalade abil, et tagada stabiilsus ja tasakaal, mis takistavad trimaraani ümberminemist või kummuli pöördumist. 1960-ndatel ei olnud trimaraanid eriti levinud ning Crowhursti jaoks oli suhteliselt uue disaini tellimine ja selle ehitamine nii lühikese tähtajaga väga ambitsioonikas ettevõtmine. Trimaraanidel on tormisel merel piiratud stabiilsus ja kui nad ümber lähevad, on neid praktiliselt võimatu püsti tagasi saada. Aga nad on kiired ja Crowhurst loodab, et trimaraani eelised kaaluvad riskid üles. See on strateegiline samm Crowhursti jaoks, kes tahab oma vastaseid üle kavaldada. Cox Marine järgib Crowhursti nõudeid kerge ja voolujoonelise aluse ehitamisel, kasutades materjale nagu merespoon ja klaaskiud. 14. juunil lahkub Robin Knox Johnston Falmouthist, Inglismaalt. Ta asub teele oma 10-meetrise kahveljaht Suhaliga, mis on aeglane, kuid vastupidav ja hästi proovile pandud. Knox Johnston on kogenud meremees ja ametlikult 3. võistleja selles võistluses. Juulis asuvad teele veel 3 võistlejat. Crowhursti alus on endiselt ehitamisel ja ta tunneb, kuidas aeg tiksub. Cox Marine paigaldab peamõsti ja taglased rossid, mis on mõeldud 3 kere tasakaalustamiseks, hoides samal ajal seadistuse ja reguleerimise üksikpurjetaja jaoks võimalikult lihtsana. Disain ja kerged materjalid seavad Crowhursti kui üksikpurjetaja jaoks esikohale kasutusmugavuse, mitte aga tugevuse ja varusüsteemid, mis võimaldaksid pikaajalist pinget taluda. Sellest, mida olen lugenud, tunnen, et Crowhursti lähenemises on selgeid sarnasusi titaankatastroofi Stockton Rushi omaga. Mulle tundub, et mõlemad kiirustasid millegi innovaatilise loomisega, et tõestada oma positsiooni maailmas. 22. augustil lahkub kogenud Prantsuse meremees Bernard Moitessier Plymouthist oma 12-meetrise terasest ketšiga nimega Joshua. Ta on varemgi pikki merereise ette võtnud, mis teeb temast ühe võistluse favoriidi. Augusti lõpus on Crowhursti alus valmis vette minema. Ta paneb paadile nimeks Tynemouthi Electron, viidates oma ettevõttele elektroni kasutus. Et paat oktoobri lõpuks valmis saada,
pole Crowhurstil merekatsetusteks eriti aega. Ta peab purje all katsetama laeva stabiilsust ja tasakaalu, hindama taglase seadistust, harjuma juhtimisega ning leidma muid võimalikke probleeme. Ta eraldab selleks mõned päevad ja avastab mitmeid probleeme. Laev on rahulikes tingimustes juhitav ja 3 kere tagavad hea stabiilsuse, kuid kerge konstruktsioon muudab paadi tundlikumaks tuuleiilide ja ootamatute tuule suunamuutuste suhtes. Meeskond purjetajaid suudaks nendele muutustele kiiresti reageerida, kuid purjede trimmimine ja tasakaalustamine nõuab täpset koostööd, mis on üksikpurjetajale keeruline, rääkimata algajast nagu Crowhurst. Keres on väikesed lekked, mis viitavad sellele, et laev ei ole täielikult veekindel, ilmselt seetõttu, et ehitustöödega kiirustati. Takeldis on töökorras, kuid seda pole tugevas tuules ega tormisel merel katsetatud. Ja meresõidukatse kestab mõnest päevast kuni mõne nädalani. Crowhurst õpib tundma paadi puudusi ja hakkab kahtlema oma võimetes ning tema vähene ookeani purjetamise kogemus annab talle rängalt tunda. Ta räägib sellest oma naisele Claire'ile ja sponsorile Stanley Bestile, kuid ta tunneb end lõksus olevat. Crowhurst kardab avalikku häbistamist, mis teda tabaks pärast sponsorite leidmist võistlusest loobumise korral. Ning loobumine tähendaks, et ta kaotab oma äri ja kodu. 16. septembril lahkub Nigel Tetley Plymouthist 12-meetrise trimaraaniga nimega Victoris. Kuna võistlusega liitub üha rohkem purjetajaid ja lahkumise tähtaeg surub peale, püüab Crowhurst kõrvaldada merekatsete käigus avastatud probleemid. Oktoobriks ei ole Tynemouth Electron veel päris valmis. Crowhurst on oma võimekuses võistlus lõpetada 2 vahel, kuid kuna kaalul on rahaline häving, otsustab ta siiski jätkata. Ta loodab vähemalt edasi liikuda ja lõpetada võistluse väärikalt. 31. oktoobril, viimasel päeval, mil reeglid seda lubavad, lahkub Crowhurst Tynemouthist, Devonist. Ta jätab hüvasti oma naise Claire'iga ja 4 lapsega, kes soovivad talle turvalist reisi. Kuid tema paat ei ole valmis. Reisivarustus ei ole veel paika pandud ja kiirustades ei paki ta kaasa kogu vajalikku varustust ja varuosi, mida reisiks vajab. Kui Crowhurst purjetama asub, on 3 liidri seas Knox Johnston, Moitesse ja Tetley. 9 meremeest osalevad võistlusel, kuid mina keskendun 4, kes minu arvates aitavad kõige selgema pildi luua. Robin Knox Johnston on British Meemies. Ta purjetas pikki vahemaid oma paadiga suhale, nii et ta teab, kuidas see käitub ja tunneb end üksi purjetades mugavalt. Esimestel kuudel liigub ta lõuna poole Atlandi ookeanil, tehes rasketest meredest hoolimata järjekindlat ja metoodilist edasiminekut. Mul on raske täpset kuupäeva leida, kuid tal kulub umbes 4 või 5 kuud, et purjetada Hea Lootuse neemeni, mis on umbes Aafrika lõunatipp ja sealt edasi Ita-Lõuna ookeani. Prantslane Mortesier kavatses teha oma ümbermaailmareisi juba enne, kui Sunday Times temaga ühendust võttis ja palus tal Briti saartelt startida ning võistlusest osa võtta. Ma arvan, et osaliselt sellepärast, et ta on prantslane ja tõenäoliselt ei salli britte, kuid peamiselt sellepärast, et talle ei meeldi purjetamises võistlemise idee. Ta ütleb neile, kuhu nad võivad oma trofee pista, kuid mõni päev hiljem otsustab ta siiski võistlusest osa võtta. Prantslasel kulub Hea Lootuse neeme ümberpööramiseks ja Ita-Lõuna ookeani suunas liikumiseks umbes 3 kuud, saavutades parema kiiruse kui Knox Johnston. Nigel Tetley teenis 2. maailmasõja ajal kuninglikus mereväes, kus ta omandas märkimisväärse merendusalase kogemuse. Pärast sõda jätkas ta purjetamist harrastuslikult. Ta osaleb võistlusel trimaraaniga, mis on sarnane Crowhursti omale, ning tugevdab seda piiratud eelarvega. Umbes 4 kuuga jõuab ta Lõuna-Aafrikas Hea Lootuse neeme juurde. Donald Crowhurst on viimane, kes lahkub ja ta muretseb, et paat ei pea madalatel laiuskraadidel vastu, kuid otsustab siiski jätkata. 2 kuu jooksul näib ta olevat kohanenud, läbides uskumatuid vahemaid ja püstitades isegi uue maailmarekordi, 243 meremiili 24 tunni jooksul. Vaid 2 kuuga. Umbes jõulude ajal 1968 teatab ta, et on kaplinna juures ja hakkab pöörama Lõuna-ookeani poole. Merekarudel on pardal kaukside raadiod, mis võimaldavad neil suhelda välismaailmaga, välja arvatud Moitessier, kes ei soovinud sellist sekkumist. Raadiosignaal võib ulatada kuni 3000 miili kaugusele ja sealt saab sõnumit edasi anda. Nad võivad mööduvatele laevadele anda pakke fotode ja kirjaga, kuid nad ei tohi teistelt meremeestelt midagi vastu võtta. Pean tunnistama, et ma ei ole päris kindel, kuidas raadio tol ajal töötas.
Võib-olla keegi saab kommentaaridesse kirjutada, kas releejaam oleks saanud aimu, kust raadioedastus tuli. Või võib-olla kui sõnum edastatakse paadilt, siis milline maismaal asuv releejaam selle vastu võtaks? Kas signaal oleks ühest raadiojaamast tugevam kui teisest ja kas selle põhjal oleks võimalik kindlaks teha, kust signaal tuleb? Detsembris 1968 olid võistlejad olnud merel 2–7 kuud. Tetley annab teada raskustest oma trimaraani tasakaalus hoidmisel. Crowhurst purjetab sama tüüpi laevaga, kuid Crowhurst hakkab edenema palju kiiremini kui oodati. Uudis pakub põnevat lugemist ja ajalehed naudivad, kuidas konkurents üha pingelisemaks muutub. Isegi Sir Francis Zitzer, kes purjetas sellel marsruudil laevaga Gypsy Match 4 ja inspireeris seda võistlust, on üllatunud Crowhursti trimaraani kiiruse üle. Kui jõutakse jaanuarisse 1969, kihutavad liidrid Knox Johnston, Morteche ja Tetley mõirgavates 40-ndates ja raevukates 50-ndates Lõuna-ookeanis. Knox Johnstonil on raadioprobleemid. Morteche näib kõike rahulikult võtvat, kuid Tetley paat saab kõvasti vatti. Need madalad laiuskraadid on kurikuulsad oma uskumatute tuulekiiruste ja keeruliste ookeanitingimuste poolest. Tuule jõudu ei pehmenda ükski maismaa, kui see liigub ümber maakera alumise otsa. 3 meremeest võitlevad end läbi Horniniemi, jõudes Lõuna-Ameerika lõunatippu vastavalt jaanuaris, veebruaris ja märtsis. Nad teatavad kurnavatest tingimustest, kuid nende pidevad uuendused kinnitavad korraldajatele nende edenemist. Koos Crowhurstiga on need viimased 4 meremeest, kes veel võistluses osalevad. 5 on loobunud, tingimused olid lihtsalt liiga karmid, et isegi Lõuna-ookeanisse jõuda. Crowhursti raportid näitavad, et ta on liidritele väga lähedal, konkureerides Tetley kiiruse ja sooritusega. Tema uuendused räägivad soodsatest tuultest ning Tynemouth Electron töötab tõhusalt ja korraldajad on Crowhursti edusammudest hämmastunud. Kuid ta ütleb ka, et tal on probleeme generaatoriga ja ta lülitab oma raadio välja. Veebruaris 1969 juhib Knox Johnston võistlust ja pöörab põhja poole Atlandi ookeani. Tetley edeneb jätkuvalt hästi, kuid annab teada oma muredest laeva konstruktsioonilise pingega seoses. Märtsis oleks prantslane Morteche pidanud suunduma tagasi põhja poole, Euroopa poole, kuid ta otsustab süsteemile vastu hakata ja jätkab purjetamist Lõuna-Jäämeres veel ühe tiiru ümber maailma. Ta laasetkab linnas ühele laevale linguga sõnumi, milles ütleb, et teda ei huvita võistlus ja ta jätkab teekonda Vaikse ookeani saartele. Aprillis 1969 on Knox Johnston liider ja läheneb finišijoonele. Tetley on otsustanud võistluse lõpetada ja kindlustada endale korralik koht. Ta jälgib Crowhursti edenemist ja tunneb, et tema konkurent võidab ajasõidu. Siis taastab Crowhurst raadioühenduse ja teatab, et on ümber hea lootuse neeme pööranud ning liigub nüüd Atlandi ookeani kaudu põhja poole, jõudes teistele järele. Võistluses on jäänud alles 3 Briti purjetajat. 22. aprillil 1969 lõpetab Knox Johnston võistluse, saabudes Felmutisse ja võites auhinna esimesena finišeerimise eest. Pärast 312 päeva merel on ta esimene üksikpurjetaja, kes on ümber maailma purjetanud peatusteta. Kogu maikuu jooksul pingutavad Tetley ja Crowhurst, et võistlus lõpetada. Kui ta läheneb Assooridele, surub Tetley Victorosest viimast välja, et üritada Crowhurstist ette jõuda. Aga kuna ta surub oma paati nii kõvasti pärast seda, kui see oli Lõuna-ookeanis räsida saanud, siis 30. mail läheb Tetley paat ümber ja ta langeb võistlusest välja. Crowhurst on ainus võistleja, kes on veel jäänud finišeerima ja ta läheneb kiiresti finišijoonele. 29. juunil teatab Crowhurst, et jõuab Inglismaale mõne päeva jooksul. Lugu outsiderist meremehest, kes lõpetab üksinda ja peatusteta ümber maailmareisi, tekitab maailmas sensatsiooni, kuid päevad mööduvad ja Crowhurstist pole uudiseid. 10. juulil 1969 leitakse Tynemouth Electron triivimas 2500 meremiili kaugusel Atlandi ookeani keskel ning Crowhurstit pole kusagil. Tema logiraamatud ja päevikud räägivad Crowhursti reisist hoopis teistsuguse loo. 8 kuud varem, kui Crowhurst alustas teekonda oktoobri lõpus 1968, mõistab ta Tynemouth Electroni probleemide tegelikku ulatust. Trimaran kipub lekkima.
Sellel pole piisavalt tasakaalu, et püsida tormisel merel stabiilsena, rääkimata Lõuna-ookeanist. Ja selle katsetamata taglas ei suuda vastu pidada avamere ümber maailma reisi raskustele. Ohtlikud veed lõunapoolkeral osutuvad tema jaoks liiga raskeks ning vaid nädalate möödudes oma reisist aeglustab Crowhurst teadlikult oma edenemist. Ta triivib ja väldib torme, muretsedes oma heaolu pärast. Detsembris tunnistab Crowhurst oma logiraamatus, et ta ei suuda võistlust lõpetada. Sellest hetkest alates hakkab ta pidama 2 logiraamatut. Üks neist on tema tegelik navigatsioonilogi ja isiklikud mõtisklused. Teine on võltsitud logiraamat, mis sisaldab kirjeldusi väljamõeldud ümber maailma reisist. Võltsitud logiraamatus kohandab ta oma aruanded vastavaks tegelikele ilmastikuoludele ja ookeanivooludele. Ta arvutab usutavaid asukohti ja kiirusi, lähtudes ajast, tingimustest ja konkurentide teadetest. Ta annab võistluse korraldajatele teada väljamõeldud asukohtadest, mis jätavad mulje, et ta liigub kindlalt Lõuna-ookeani suunas. Crowhurst lisab isegi navigatsioonilisi üksikasju, et need oleksid usutavamad. See on hullumeelne geenius. Sellise logiraamatu koostamine nõuaks päris palju tööd. Jaanuaris 1969 teatab ta kiirest edasiminekust, väites, et on jõudnud ümber hea lootuse Neeme Lõuna-Aafrikas. Ta teatab karmist ilmast ja tugevast tuulest, et peegeldada tõelisi raskusi, millega tema kaasvõistlejad silmitsi seisid. Ta võtab eeskuju Robin Knox Johnstoni raadioprobleemidest ja ütleb, et tema generaator on töö lõpetanud ning ta peab raadio välja lülitama just siis, kui ta purjetab Lõuna-ookeani suunas. Tegelikult jääb ta Lõuna-Atlandile, tehes Brasiilia ranniku lähedal väikeseid liikumisi, et vältida avastamist. Raadiosignaalid teiselt poolt maailma ei pruugi tema tegelikku asukohta jõuda, mis paljastaks ta plaani. Ja ma olen kindel, et surve oma asukoha teatamiseks mõjub talle raskelt, nii et tal peab olema kergendus, kui tal on põhjus oma edenemise jagamine lõpetada. Veetes kuid üksi merel, kirjutab Crowhurst päevikusse sissekandeid ajast, reaalsusest ja kosmilistest olenditest. Tema kirjutistes on näha samu võitluse märke, millega tema ema oma teemonitega maadles. Ta hakkab kahtlema, kas tema pettus võib õnnestuda, kuid jätkab oma edenemise võltsimist, õigustades seda ellujäämise vahendina. Alates veebruarist 1969 on näha kasvavat eemaldumist reaalsusest. Crowhurst hakkab end nägema ainulaadselt võimelisena oma olukorra moraalsete ja praktiliste väljakutsete lahendamisel, püüdes ilmselt iseennast veenda, et tema pettus õnnestub. Aprillis, kui Knox Johnston on esimene, kes võistluse lõpetab, muutub Crowhurst üha murelikumaks, et maailm saab teada tõe tema võltsitud merereisi kohta. Tema isiklikud kirjutised muutuvad üha katkendlikumaks, näidates depressiooni ja eksistentsiaalse hirmu märke. Ta hakkab kahtlema oma enda identiteedis ja kohas maailmas, mis on olnud Donaldi jaoks väljakutse juba noorest east peale. 29. juunil 1969 kirjutab Crowhurst oma viimase logiraamatu sissekande. See on lõppenud. See on lõppenud. See on halastus. Ma loobun mängust. Ametlikku ülevaadet sellest, mis Crowhurstiga juhtus, ei ole. Arvestades tema päevikukannete põhjal halvenenud vaimset seisundit, arvatakse üldiselt, et ta hüppas elektrooni pardalt merre ja võttis endalt elu. Maailma ümber purjetamise kontekstis oli ainult Brasiiliani jõudmine läbikukkumine. Aga üksi Ühendkuningriigist Brasiiliasse purjetamine on iseenesest saavutus. Kui Crowhurst oleks alla andnud, oleks ta silmitsi seisnud rahalise kokkuvarisemise ja isikliku alandusega, millega ta arvatavasti juba noorest east peale võitles. Selleks ajaks, kui Knox Johnston lõpetas võistluse ja Tetley paat ümber läks, sai Crowhurst aru, et tema logiraamatud peavad vastu pidama palju teadjamate inimeste kontrollile, eriti kui tema aeg oleks kiirem. Minu arvates oleks ta võinud oma paadi Brasiilia ranniku lähedal kaljudele purustada ja oma logiraamatud veealusesse hauda saata. See oleks vabastanud ta rahalisest hävingust ja võib-olla ka võiduga kaasnevast tähelepanelikust uurimisest. Aga mulle jääb mulje, et ta oli juba liiga sügavale oma enda mõtetes loodud küülikuauku langenud. Knox Johnston oli ainus, kes võistluse lõpetas, võites auhinnaraha ja karika. Ta annetas oma 5000 naela suuruse võidusumma Crowhursti perekonnale, päästes nad rahalisest hukatusest. Kuldse gloobuse võistlus toimub tänapäeval sarnasel kujul.
Selle pärandi austamiseks on purjetajatel lubatud kasutada ainult varustust, mis oli saadaval 1968 aastal ning paate, mis on projekteeritud purjetamise kuldajastul.